Me tahame tänada hinda vanavanempid, et te olete meile opanu võro kiilt ja siis nakkas küll pihta. Tere hää kullaja, ma olen Saare Hipp. Ja ma olen Raju Elisabeth ehk Rajupett. Ja see on meie edimene osa, nagu kuuleti võrokeelitsest podcastist Poodiman. Kas Elisabeth võid seletada, mida tuu Poodiman tähendas? No Poodiman on sääne sotsioloogiline mõiste. Aha, sotsioloogiline mõiste. Sääne illos termin, me on kasutusel vähemalt Võromaal olnud juba, ma ei tea, inne mi'aud, kimmehe. Ja see on nagu sääne kontseptsioon, et... Kontseptsioon? Mis sa ärhäusatagu? Ühtesõnaga, minu meelest on see, et me saame kokku Poodiman, nagu inimesi eksava Poodiman kokku, et juttu aia. Ja ma arvan, et mi siis ka, see on podcastin plaanimi saia kokku ütstasega ja tõisi häie võro inimesiga kinkaga kõnelda ilma asjust. Märgota veidükke ja just. No Elisabeth, millal sa kävete viimast kõrda Poodiman? Sa mõtled nagu küla Poodiman, jah? Jah, päriselt küla Poodiman. Ma arvan, et see võinu olla mõnegi 3 aastaka tagasi, kui ma ei tea, see oliks nagu umbele palju aigu tagasi. Mille nii? Kas sul on külapoodi vastu midagi? Jaa, ma elä õine külan ja Tartu liin on satu õi nagu sääntsesse... Nüüd sa oled näinud maailman vist hulga suurempit puute või oled või? Sa oled käinud Argentiina on ma tia ja... No ma eli Argentiinan, aga ma eli säänsen väikon kohan, et seal see suur supermarket oli küll nagu üks külapood, aga seal säänest Poodiman kultuuri ole õi. Nii et võin ütelda, et jah, ta vist eriline sääne Võromaa asi on ta. Vana võrovärk. Vana võrovärk. Ja ma mäletan oma edimest kõrda, kui ma käve Poodiman. Viimast kõrda ma hästi ei mäleta, aga... Päriselt mäletad edimest kõrda? No ma olen pildi pealt nännu edimest kõrda, kui ma käve Poodiman. Ja tuud kõneldi siis mulle, kui ta oli, et ime kõnel, et vanaisa võtse määnegi paari nädalitse siis... kärru ja videsin minnu Poodimanu ja näütas seal külameestele ka ette, kes seal istseva ja oluti ööva ja siis või ütelda, et mulle nakkas väga miilduma sääne mitte, ma ei saa ütelda olla juumine, aga tuu siis sääne külarahvaga kokkusaamine ja jutu ajamine ilma asjust. Kultuur tuli külge. Küla jutu. Ja, ütlen kuun papaga siis. Jah, mu papaga. Ja mäleta hästi tuud papat. Aga... Ja sääne vanaisa, kes on kimmele andnu kõvva mõjutanud minu säänse külarahva elo poole, et ma hinda säänest hääd külapidu ja kui sa nalja teda ja igasugumast muud värki. Ja ma arvan, et see nagu kultuur ja see Poodiman skeene on miks tulnud nagu üten kuun vanavanempidega me ikka. Mis sa arvad, mis sa viil oled oma vanavanempidelt hääd saanud? Üten? No võro keele, eks. No, paistus küll. Ja noh, mulle väga meeldus kanda harglatriipu nagu unruku peal. Et kui ma kannan rahvarõivid, et see on oma üks harglakandist, et vanavanempa oma üks harglast peri, ma isi ole isale elanud, aga see on nagu sääne esteetiline väärtus, mis tule üten. Jaa, või kui sa ütelnud, et kui tähtsad on võrovärk su jaos on või kus too, mis rollitu su elu on nagu mäng? No mu mälestam see on nagu huvitav küsimus seopärast, et kui miski asi on nagu lihtsahe imepiimaga üten tulnu, siis sa ei mõtle tuu peale. See on nagu sääne eksistentsiaalne olek. Sa lihtsalt oled see asja või keele või kultuuri seen ja ei mõtle. See on nagu, nagu nii normaalne, aga siis ütel päeval, kui see oot nagu olemist inemp ümbre ole õi, siis nakkas puudust tundma. Sealt ma tundsin väga hästi, kui ma oli Võromaalt. Ja tõvasti nüüd Tartoh ka, et kui ma elan Tartu linnan, siis on nagu sääne turitunne on miks seen.
ma ei tea, kuis sul oli, kui sa läksid ka, noh, ma ole praegu Treffnerin, käy 11. klassin ja sa käivad ka? Ja ma käve ka, ma läksin pärast siis põhikooli, siis Võromaalt ma läksin käve põhikoolin, maakoolin ja siis ma läksin edasi ka Tartu Liina Treffneri gümnaasiumi nagu meidaks kisk sinna poole millegi pärast. Nagu juba Hugo Treffner ütel, et kõik vaesed alulatsed peavad minema sinna kuuli ja saama seal oppi. No Treffner oli ka ju Võromaa miis. See oli nagu tävesti mõistupärane järg. Ja, aga kui mõistust jakus, siis võinu minna ju Tartu Liina õppima. Ja siis nüüd noh, jah, et ma olen nagu ka tolle poolest nännu elu mujal ja nüüd ma õpi ka Õksviil elä Tarton ja õpi aolugu nüüd juba magistrantuurin ja ole keskendunud just Eesti aoluule ja sääntsele. No muidugi tegelikult süämen üks Võromaa aoluule, aga kõik muu on ka põnnev. Aga kui sa nagu Tartohe lätsid, kas sul oli sääne eksootiline tunne veidüke seal? Et nagu, või noh, või ole eksootiline, ole ei tea õige sõna, aga mu meelest ja ta oli päris Argentiina geto ja et seal käeva inimese väitse taskun ringi või midagi sellest. Ja, aga mu meelest nagu Tartu ja Võromaa ole nagu üks Lõuna-Eestis ja miks küllalt nagu... köüdet, aga jaa, tuu Lõuna-Eesti teema on küll, et kui ma mõtle väiksena ma oli näituses väga segadusen tolle poolest, et mille pärast on Lõunakeskus Tartu, nagu mu meelest ma elan Lõuna-Eestini ja kui hakkad sõitma, siis Tartu on nagu päris Eesti keskel, et kui seal on Lõunakeskus ja siis meile tehti Kagukeskus, siis ma olin nii segadusen, mille pärast on niimoodi on. Aga no nüüd ma saan ka aru, et paljud inimesi jaost nagu Tartu ongi kõige lõunapoolsem pots ja ei mõtlegi, et sealt edasi või veel midagi olla. Ja ma arvan, et no ei Tartule opma minekul tuu, et ma lihtsalt sai ja siis ma oli noh, mille mitte ütelda kõigele jah, mida pakut või noh, kohe on võimalus minna edasi. Ma olen pärast mõtelnud olle peale, et kas mu elu oleks olnud kuigi tõist muudu, kui ma ei oleks käinud Tartu Liinan gümnaasiumi, vaid ma oleks käinud näituses, ma ei tea, Võro Liinan. See on järgmise episoodi materjal. Kaimi, jah, just. Tollest saame heietada veel kõva. Aga ma arvan, et üks on hää, et ma näi, et on oleman inimesi, käima väga tõistsugutse ja nüüd ma siis ole võtnud sääntse inmärgitud, tutvustatud Võro märki ja kõike muud ilma rahvale. Aga me kõneleme umbele palju nagu tämpätsest taost, aga ehk lämi latsepõlve tagasi. Latsepõlve süvaanalüüs. Süvaanalüüs, et kuis me nagu niimoodi kasusimi üteln. Kus mist saiva säänse eputrilla, nagu mi ime ütelnu. Ma arvan, kõik saagi alguse tollest, et mi ime oma vist kõige parempa sõbranna. Ja kolleegi. Ja nüüd kolleegi, või noh, ei saagi enam pütstusest vallale ütesõnaga Elliva väiksena siis saman kortermajan ja siis saiva sõbras ja neil on täpselt 5 aastaka vahet ja siis kui ma sündü ja sa sündid Peti, siis meil on ka täpselt 5 aastaka vahet, nii et ja sa mäletad veel tuud aulu perioodi, mis oli enne mu sündimist. Ja ma olin su imaga kõige parem pide sai läbi. Su ima kõnele, et ta oled hindele ostma maja ja siis ta võtse mu üten ja ma olin mõnegi 1 aastane ja tolle poolest, et näil on lats üten, siis talle müüdi too maja sellepärast, et ta üks perele või ju müüve maja, aga see on sama maja, kus ma üles kasusin ja jah, et siis ma tei sulle tolle kingituse. Aituma hipekene. Okei. No ma mäletan õnne tuud, et kõik, mida ma mäletan, on see, et sa olid X alasi oleman. Et mu nagu märgotamine mingist aoluperioodist nakkas peale sukka, et Edimetse nagu mälehtuse oma ja aja arvamine alates hippe sünnist vahtsane kalendri tullest ette. Aga jaa, absoluutselt. Kui mõtelda, et ma arvan, mis on meid köütnud ole Võro asjaga, siis kimmele vanempide tüü sääne tuu Võro keelepesade tegemine ja instituudin tüütamine. Tuu on kimmele meid loomulikult ole asja sisse toonu, aga ega kõik vanavanempa ma kahjuks ei häbända mikä Võro kiilt kõnelda ja tolle poolest on meil hästi lännu, et on, ma arvan, hulga vanavanempid ja ei kõnele oma latsiga Võro kiilt hää meelega. Ega tegelikult mu vanaima ka ees kõnela, aga siis ma sai kattesse tõist ja paistu nagu, et ma olen tõsine inemine, et nüüd või juba asjaliku juttu aiammuka küll.
ahah, et võro kiil on nagu mõistlike inemiisi jutt ja kiil tähendab jah, õnne mõistliku asjaliku juttu saad tollega ajada. Veidukese naljajuttu võid kah, aga me siis teeme siin õkvalt õnne mõistliku asja. Teeme õnne mõistliku juttu. Jah, just. Elisabeth, kus sa siis kus sa siis arvad, et sulle nakkas tuu kohale jõudma, et on olema üldse võro kiil ja sääne võro miil ja sääne asi? Oi jummal. No ma mäleta, et mes käve nagu umbele palju latsi aian, aga... Saave? Ja Ma küll käve. Sa kävad palju või? Ma käve iga päiv latsi aian, ma ei tea, kuidas nädalavahetuses käy, kuigi peaaegu ma olen jäänud, sellepärast, et mu ima ja äsa tuliva mulle perre alasi mänegi 10 minutit hildam, kui oles pidanud, nii et mis siis ma sai seal oppajade taren kaia kasseti pealt multikit. Okei. No sa olid juba nagu sääne suurem platsekun, kui ma oli veel väiku latsi aia laps, siis no jah, loogiline. Ütlesõnaga, latsiaid on mõnegi tähtsa asi mi elon, aga üks asi, mis oli suveülikool, et paar sänest haridustaset jäi vahele. Ja õkka panti ülikooli. Ma juba sündü, ma oli katekuune, viidi minnu kaika suveülikooli. Ja see on nagu sääne suveüritus, mis... Too on sääne, jah. Ma saa arvu, ma täpselt muidugi aolugu ei tea, ma arva, et see on podcasti, mi saame veel kohata hulga inimesi, kää tiidvad olla aolust veel inemb, aga toom siis sääne üritus, kus Võromaa targa inimesi saavad olla kokku ja saavad võro keelen kuulda oma saanu säänsid ettekandit ja tiitusettekandit. Ja sama laul latsile toimu seal hulga meelelahutust ja mängi sai ja nii, et ega suvi me oleme tollel 3 päevatsel üritusel käynu ja... Nüüd on sellest saanud muidugi sääne loeng matkapäiv, kus... No ja ütles, auluga on nii palju edasi läinud, et nüüd nagu sa esikina olid köüdet ole viimatse matkapäeva kõrraldamisega. Ja. Siis või ütelda, et sääne üritus, kus me oleme tolle võro meele ja keelega kõige inem kokku puutunu, too on nüüd saanud nagu mi hinda kõrraldamisest. Mõtten üles kasunu seo ülikooliga, suveülikooliga. Seal haritu. Sa teeksid ka loengu viimatse suveülikoolin? Nagu aulu teemalise. Üte. Aga egas ma veel suurempat sorti tiidlane küll ei ole või tolles ma julgu hinnast pidada. No sul on veel aigu, et sinna maale jõuda. Ja... No vast on. Kuigi võis ütelda, et sa oled juba ka tennu oma põhikoolin uurimistöö. Oma vanaemast mamaalist. Mamaali. Vot see on aane on küll minna väga palju nagu võro keele ja kultuuri mõtten mõotanu just tuu pärast, et mamaali oli nagu üks naist inemisest, kellega ma õnne võro keelen kõneli. Ja et tal oli nii huvitavan ja loo, et... Võid veidukesed ima elust või ole kõnelda. Sa olid olles tennu uurimistöö? Loovtöö, ja. Või uurimistöö, põhikoolin, ja. No mamaali oli sääne Eesti Vabariigi aul sündunu inemine, kea oli palju rasset tüüd tennu kõik elu au joosul, aga hoolimata tuust oli nagu alasi särav, terava ütlemisega ja umbele liberaalne ja täis mõtelnud nagu kõik aeg tuust, et elu on nii rasse olnud ja sõa-aig oli nii rasse ja süves olnud, et tema perspektiivi oli vaiks tulevikuna alas ja see oli nagu... Ta on arhia, jah. Mis asja? Ta loodse siis anarhiat või midagi. Muidugi. Ja kange tüünaane ta olgimmehe. Aga ütlesõnaga mamma oli sääne kange mutt, et igatse teda väga. Aga
tuun mõtten oli nagu umbele huvitav, et mulle hakkas meeldima nagu kõnelda uurimistöö mõtten millestki, mis on väga tugevalt Vana-Võromaaga köüdet ja nüüd õkvalt ma hakka kirjutama oma gümnaasiumi uurimistööd, mis tule Savusanna teemaline, midagi nii aktuaalset, aga samas arhailist, et see küll sa... Küll sa saad teda hästi müüvem, ma arva. Ma arva, et tähendab, et see laul iksa, aga eks sa tiiad omast käest, kui hästi uurimistööd müüvä, et sul on ka... Nojah, mulle on ka tuu nagu külge saanu. Üks koduse kasvatuse diil, tüükasvatus, et siis aiamaa rohimise vahele saimi siis sellest uurimistöö oppus niimoodi, et ma olen ka põhikoolin, ma uurisin lehma nimi, millega mul näiteks päris hästi sai tollest kirjutada artiklit ja haridusministri tenokirja ja gümnaasiumin siis lätsi sama teemaga, sarnatse teemaga, et lemmikeläjide nime. Kas sa julgut ülda, et see nime uurimine on kuigi muudu tulnu nagu su vanempide puult? No ma ei tea, kuistu küll saas niimoodi olla, et tu ei ole tulnud näide käest, sellepärast, et kui ütles nagu jah, ei no kimmele on mu vanempide käest tulnud. Aga küll või ütelda, et selle protestihing lõi mu seen välja, siis kui ma lätsin nüüd ülikooli ja oli see aolu teeme. Eesti aolu siis. Eesti aolu. Mille sa Eesti aolu kunaks, et opma? Tolle pärast, et Eesti aolu kom kimmale hõlmas kõiki ma olen tolle reklaami lause muidu väga hästi nagu välja mõtelnud või kuis meile teda ka reklaamiti, et üks kui sa Eestin, siis kõige lähküm peal sulle oma kõik allika ja asjad, mida sa saad uuri oma sul võtta nagu Eestist, et kas Eestil on kimmele vaja mõnda spetsialistig ja tiid ka kaugempidest kandist ja ma ei tea Hiinast ja Ameerikast, aga või olla suurem peaga, mida meil ta on uuri ja lööda Eestist ja või kimmel ütelda, et ka Eesti alugu ei ole nii valla seletada inimesile, seal on nii vana on, kui vahtsõna on hulga seletamist viil ja mängimisruumi on umbele palju ja mu meelest on nagu parhõlla umbele huvitav aig nagu tetta asjad Eesti ajalugu, seepärast, et nii põneva avastuse tuleva järjest välja, et nagu nakkame peale Salme viikingitega ja nüüd on tulnud nagu arheoloogia mõtten just ägedaid leida ja kõik ja aga toom arheoloogia rada, tollest ma ei mõista küll, ma ei hakka midagi tolle kottale ütlema, kas toom Eesti ajalugu vai toom mõni viikingide ajalugu tõsest otsast. Aga ütlesin, ma olen inem nagu saan see arhiiviallikide peale ja Suulitsa aulu peale, aga ütlesin, aga ma uuri siis toda, kus juba Nõukogude aul võro kiil nakkas tan kandin välja kuulma, tollest tulema magistritöö, et kus siis inemise tuu sääne moraal või tuu mõtte nagu pään muutu, et pidanud kõigiga eesti keelen kõnelema ja et kus tuu nagu mõju võro keelele ja tollele olukorrale. Mille sa Nõukogude aoga nagu tegeled või et mis seal on see miski, mis sinu kõnetas? No ma arvan, et mulle meeldus tolle oma uurmistüüde puhul, millest siis bakalaureuse töö oli tollest, et kuis venestamine toimub 2010. aastil, siis minu just köütse tolle mandu, et inemise, kellega tuu sünd oma nagu elun, aga samal ajal kõik ei taha tollest kõnelda, vaid tuu on üks nagu välja märgatamalda ja ma tunnen, et mida aig edasi, ma ei tea, 10. aolugu, et kui tollest kirjata see inemise, kes esitud aolugu teivä nagu väga hulga on säänsid poliitikid, kes tollel aul oli või nagu ka aolugu opnu ja nüüd tollest esi kirjutas ja siis tuud paistus nagu veiduke see, et kas seal jääs midagi vahele, kas kirjutas midagi tõistmuudu, kimmele kirjutas midagi tõistmuudu, kus siis kui täveste võõras inemine tuud uurnu, aga tuda on just põnnev, et kui noore inimesena saa võtta toda sisendit, siis noidelt elun olevidelt inemiselt ja köüta toda määnsegi suuremba luuga. Aga sealt sama sa põhimõtteliselt üldaga inemise kotsile ja oma nännu tõist maailmasõda, et on veel nagu elavaid allikaid oleman, et mille sinna siis eks jo nagu lähkum paolugu kõnetas? Et kui sa ütlid, et nagu allika oma veel elon ja et kõike sa nagu küssü,
et mis teise hää argumendi ei no ega tõnne maailmast ka üks päris lähküle aolugu viil. Aga sa ole isene sõa aulu inemine? No ma ei tea, kui viil on noid uurmisteemasid otsi. Toom ju kõik väga köüdet, aga ma ei tea. Ei huvita. Kõige lihtsam vastas, ma arva. Aga mida minu huvitas just nagu on küll tuu, et mida inimese arvas on nagu hinda ümbre olevitest asjust ja kui palju need tiidved, mis näide maja ümbre on või kus on näide külamänsegi vana külakalme või selline koha aolugu. Ja ma arva, või ma olen tähele pandnu, et kui ma olen tavaline lats Võromaalt ja eskina mu sõbra, et kui ma küll opi aolugu, aga isegi inne tuud, kui ma lätsi toda opma või mu tõse sõbra, keda aolugu nagu väga ei huvita, keda vist on küll palju, siis näide puhul ka sääne kohataju või tuu arusaamine, et mida su ümbre on ja mändse oma mänsegi paiga ja su ümbre, need tiidvad noidest hulga rohkem ja oma käyny, ma ei tea, matitsil, kus tetas puu sisse rist, et ma vahepeal imesta, kui veidütas inimese tiidve või siis esi oma minu kitnu, et vaat ma tia nii hulga, me sõidame lihtsalt suvalise tii peal sõpruga ja siis ma seletan neile, mis seal ja seal on ja tal on näema nagu, et kus ma tuud kõike tia. Ja see on nii normaalne miaos, aga või olla ongi see lihtsahe kotost üten võetu ja me ei tähelda või... See on see aigu elustiiliga üten tulnud või ma ei tea. Lihtsalt miildus seletada ja kõike jututada. jah, tuust kõnelden olju sääne, kui jutustamises juba lätt, siis sääne jutuvõistlus nagu minu Võromaa, kas sa veel mäletad neid häid legendaarseid minu Võromaa aigu? Jaa, minu Võromaa ka, ma ei tea, kes ei tea, siis minu Võromaa on sääne jutuvõistlus kohe saava võrokeelitse inimese latse, siis kirjutada hinda koolinoore, saava kirjutada hinda jutte, kas ükskõik mis teemal või etteantnud teemal ja luuletuisi ja jutuköisi ja siis on sääne võigelus, et kelle oma saava raamatule. Ja ma küll vist, ma ei tea, kas ega kõrd, aga inempus aastid ma sinna oma jutu saatse, kui üks oppa ja kooli nüütel, et panen nüüd kirja. Ja ma ka ja ma küll sai alasi raamatuhe, kui neid raamatuid veel tetti. Ja umbele hää avuhinna oli väga üks nagu... Mis sa said? Jaa, ma mäleta, ükskõrd ma sai reisi Brüsselile Ivari Padarile külla. Noh, tuli küll väärtada juttu. Ma kirjuti, kus lammas tahtse, et teda ärsübes. Teda traditsiooniliselt egeda jupp pruugitas ja et mitte midagi perre ei jääs ja ei saadetas tapamaia, vaid tapetas koto närtu lammas. Ma mäletan, et ma käve vast tõsen klassin, kui ma kirjuti säänse jutu nagu elu on ebaõiglane. Suur maailma revolutsionär. Ja kui tulli välja see minu Võromaa 30 ehk siis juubeli kogu, kuhu võeti siis läbi aegade kõige parempa jutu, siis seo jutt sai sinna sisse ja ma ei tea, mille seo pärast, et mu meelest ma kirjuti üks paremaid kah pärast tuud, aga seo elu on ebaõiglane on avaldatu jah, seal juubilari. Kas ta on su elu moto? Mis sa arvad? Ma arvan, et ta oli mu elu moto, kui ma oli kattessa ja kirjuti seo jutu, aga ühte sõnaga. Aga peale minu Võromaa oli väga Atsoni luulevõigeluse sänne mõisan, kus mi üks alasi luulet loimi. Ja kui oli viimane koroona aasta, siis või olla, mille pärast mi üldse julgusime teda podcasti. Oli ka tuu, et siis tollele tuukõrd koroona Atsonile mi teimi hinda video, kus mi loimi minu esa luuletust Sadramõtsast, kus siis spetsiaal teeti seal uusarendust ja kõik mõts raoti maha. Atsoni luulevõigelus oli sääne nagu hääkotus, kui on tulliva kõik nagu samasugutse eluviisiga Võro noore kokku või kellel oli nagu sääne samasugutse eluviisi. Ja nagu sääne, nagu inimesega ja lugeva raamatuid. Käib suvel haina kitskma aiama pealt või? Just. Ja siis ütlesõnaga see oli nagu
nii hää olemine alasi seal Sanna mõisan, et küll sa oled ka hakanud lapsepõlve nostalgitsema. Ma mäletan, ma loisel mäleski luuletust, ma nägin punki ja ma nägin vibraatorist ja ma ei tea mida, aga nostalgia jaa, nagu... eks tu või ka olla väga hengest. Aga kas nostalgia ole isene kõige värvilitsem osa elost? Ja kui mulle meeldis nostalgitseda juba enne, kui see asi on esiki sündunu või? Jaa, või on läbi saanu. See on nagu sääne, ma ei tea, Võilla tollel nähtusel on määnegi tõne nimi. Määnegi, ongi, Elo värvi või ma ei tea. Jaa. Aga Atsonil jaa, kui me tolle videovärgi teimis, siis ma olen vast väiksest peale tahtnu saia veidikese filmitegijas või midagi säänest. Näytlejas. Tolle jaos meile milliga eputrilla, ma arvan. Ütlen no miime jälgina. Aga jaa, mulle on meeldunud sääne filmivärk ja siis ma arvan, nüüd ma olen leidnud hindale tolle poolest väljundi TikTokin. Jaa, sa oled nüüd, sa mudid seal suunda. Mudi, jah. Ma panen sinna ja videosid ka võro keelen egast suvalisest asjust, mis ma tiia. Sest ka kui sinemise kommentaaren mugu kaklese tolle üle, kas võro kiilom oleman või ei ole. Kas võro kiilom eesti keele murre. Ja siis käeki ütles, et toda ei ole oleman. Ja siis käeki tõne ütles, et kas sa ei ole koolist käinud? Ja siis käeki tõne ütles, et ole vait ja igasugust sellest. Ja siis käeki tule võro keeleni ja ütles hirmsaid roppusi ka seal ja siis vahepeal juhtus säänsid asju, aga ma olen nagu, et tähendab, ma ansen neile platvormiga on kõnelda noist võro keele asjust. Ütlesõnaga reklaamiminuti oma tettu ja mingi ja võiti ka ja verevparett. TikTok. Ja kõige parem see asja ma enam tuu nagu argument, et sul isegi ole imenestki verevat paretti, mul on verev parett. Jah, sul on verev parett ja ma lihtsalt lainassi tood, nii et ütlesõnaga väga köüdetu oma vahel. Mi identiteet on kas me oleme üldse päriselt oleman? Kas me oleme katsinemist? Kas me oleme nii kaugele? Ma ei tea. Nüüd, sa oled õkvalt tiibis. Ütlesõnaga jaa, ma tiin TikToki videosid tuu nagu avitas ka kui ma elan nüüd Tartuna, avitas nagu meelde tuletada mis mul nagu kotun on või kui ma mõtlen, et toda võiks filmi, siis tu pand mind palju hulga rohkem tähele pandma, mida me teemi või meam sääne tõistmuudu või traditsiooniline, mida võinu inemisile näidata, ma ei tea, kas sanna kütmine või lihtsalt kõnelamine või seenel käük või midagi säänest. Midagi. Et jah, nagu sa ütlid ka, et Kavven ärkäümine avitas nagu meelde tuleta, kost sa peri oled ja või ole tegegi veidukese aktivistis, kui tuu on nagu üten antu. Midagi. Või mis sa arvad, kus sulle mõjudu Argentiina on käümine või mille pärast sa seal kävet, sa võid nagu kõnelda tollest veidukese? No Argentiina tähe ma lätsi nagu sääntsen huvitava laul, et ma oli just põhikooli läbi saanu ja siis ma papre oli juba Hugo Treffneri inseen ja siis ma tahtse kohegi nagu minna, et Võromaast oli nagu veiduke iso täys või skandaal. No mitte nagu negatiivsen mõtten, aga oli sääna tundumus, et taha nagu veidi tõist muudu seod perspektiivi Võromaast nagu kaia ja mulle on alasi meeldunud keelioppi ja kaia, kuis inemise kongi elävä ja mõtelda tuust, et kui muudumi oleme nagu kõik nii umbele sarnase ja erineva ja et kust see tule ja et milleni on ja kõik see on minu nagu latsest pääle nagu huvitanu ja siis ma mõtli, et aga mille ma siis siin nagu istu, et lähe ja kae siis, et kui muudu seal oma asja ja kui tõist muudu see päriselt on, et seal ole nagu säänest väga sügavat selehtust, et oil sääne tundumus ja kõik, et mõnikord nagu kuts, et see tuli nagu hingest ja just ja siis ma kai, et tahtnu kuigi nagu et kui ma juba lähed, siis ma lähe kohegi, kus on nagu vähemalt kultuur ja keel on nagu midagi
tõistmuudu, et pakkus ja ühtegi Võromaa kolooniat ma jah ei tea. Oleks pidanud Kanada sugulaisi minema, mul Olliva ütles. Ütlesõnaga on mu argumendi Olliva, et võinu olla lämmi, et mulle ei meeldu Eestimaa talv väga. Või noh, et talv on nagu hää, aga et ta on nagu... No sa ei pea vabandama, kõik sama arva, ma arva. ja ütlesõnaga, et lämmi, kui ongi kavvan ja siis kultuur ja kõik keel võimalikult vastuoluline nagu muu aspektist, nagu mu võrokese identiteedi aspektist kaetuna. Ja siis ma kas Argentiinad siis oli nii vastuoluline, selle, et sa ütled, et mõni asi oli seal väga Võromaa muudusane inimesi kokku käimine või olla või... No, eks või sääne, et kõik aeg võis teda mälestki möllu või sääne pere kokkusaamise või pido või olla. No, eks sääne prassimiskultuur on nagu umbele ütte muudu, aga ma arvan, et ma tahtsin just nagu säänest hardcore religioosset kultuurishokki nagu tunneta ja et saanud siis määnsegi suure keele ka juba selges ja siis ma mõtli, et ma lähen siis Vahtsele Meremaale. Vahtsele Meremaale. Kas ta on päris kaamiõkva sõna .org perre, kas on Vahtsele Meremaa? Ütlesõnaga, et ma mõtli, et okеан ja aborigeeni hõimu on sääne umbele obskuurne teema mu jaos ja üldse Euroopa jaos, et siis võinu sinna minna saanu seopärast, et Katsaart seal laskvaseva üttegi eurooplast tuaike sisse, kuna meil oli siin Olliva siin kõik suguse koroona mingisuguse vahtse tüve ja siis organisatsioon, millega ma siis ütel päeval lõpus lätsi, ütli mulle, et no nüüd valid Vahtse riigi, on miks Vahtne Meremaa. Jaa, on Vahtsene Meremaa. Vahtsene Meremaa on miks õige. Ja siis ma mõtlen, et tavai, et lämmi tõne kiil ja midagi kultuurishoki meelset ja siis võtsi Argentiina ette ja lugesi läbi raamatu Mu Argentiina, minu Argentiina, siis kirjakeelen ja tuu kõnelsi seost, kuis käy elu Buenos Airese geton, et kuis jo alamklass nagu eläs seal maal ja siis lätsi kohale ja jõudse ka getode ja siis seal... Kui siis elasi või? No... Kavas sa sinna siemma saaru? Ei, nädalaigu. Vahtse rikka perekonna. Vahtse rikka perekonna ja. Aga ma ütle, et kõik, mis ma tahtse, kultuurishokk, määnestki religioosset vaadet ja kõike muud säänest, et kõik oli oleman, ütlesõnaga. Tävveste tõist muudu. Ei midagi sarnast Võromaale. Jõudse kohale ja siis sai aru, et tõesti on nagu tõistmuudu. Ta on nagu halv sõna kasutada. Tõistmuudu või? Ummamuudu. Ummamuudu, jah. On nagu ummamuudu värk tuu Argentiina värk, no arvad. Ummamuudu, aga ja siis ma mängse seal neile kannelt ja opassi veidu nii kiregu võro kiilt ja siis naopsava mulle hispaania kiilt ja sina said kimmale inem selges. Ja kimmehe, ja. Väga hea, siis võrokaisi saa kolonisaatoritest lugeda. Tuleva ja lakka see oma kiilt pääle suruma. Või kas on niimoodi, et kas sul on vahepeal nagu üteldu ka, et mis sa jaurat ole võro keele asjaga ja et kas ta on vaja? Absoluutselt ja ma tunneta küll, et see on sääne nagu jällegi nagu obskuurne teema ülejäänud Eesti jaos veidükke või inimese ole nagu haritu tollen kysymys on väga ja siis mõnikord nagu tempeldase võro kiilt propagiirivaid inimesi nagu veidükke nagu määnseski ideoloogia kuulutajais või
see olem nagu sääne veidike halv maik ülen küll mu meelest. Et ma olen küll tunnetanud kimmehe. Aga kus ta on olnud, kas nagu Tartul või Võrool koolin käiven või? Egal pool Pääliinan, Võromaal siin saman ja see on nagu kõige kurvemp, et kui kõneled nagu hinda põlvkonna inemiisiga, siis tundus, et oled nagu mõnegi. No tol veel tüütu ja ma ei tea, meil oli võro keele tunni koolin, aga tollega oli nagu tuo, et keegi väga see viisi või sa arvu või paistu nagu mõttetu ja noides ole nii ülearvu palju kah, et ole selgest saanud. Aga nüüd pärast, kui ma ole ülikoolin kokku saanud hinda vanutsid inemiisiga, siis ma ütlen, et nii lahe ja muidugi tegeled olla asjaga ja et on teda väärt. Kuigi ega gümnaasiumin kah. Ma ütlen, et tiieti toda Tartu kiilt, et Tartu kiil on olema ja nii, nad ütlevad, kas see on see, et me ütleme mantel, mitte mantel või? Siis ma olin, toda teemasse siis võtan näidega. Wow. Ei, aga ma tunnen, et see küsimus on nagu egal puhul sama, et me ei ole ainsa tollen mõtten, et näituses Argentiina on oma ka ju alalõvil mändsegi aborigeeni hõimu ja nime oppava ka hindalatsile kiilt. Tollen mõtten samamuudu nagu Võromaal meil, et kui latsevanempa ja vanavanempa kõnelese, siis kõneleva latse kah. Ja see küsimus, et kas ta kiil jääs nagu alale ja mille tuud üldse on vaja tette, et see püsis nagu egal puhul sama, et mu meelest nagu võrrelus on tävesti nagu mitte ummamuudu, vaid üttemuudu. ja. Ei, ma arvan, et tasus küll tegeleda. Ei ole veel nagu väsünud. Ei, tasus aga palju inimese siis näile tekkis nagu küsimus, et mille tuud on vaja. Ta peale ei mõtle. Mõtleme vahepeal juba üks või? Aga see on nagu elementaarne miaos, sest see on nagu mõnegi... et vastus on lihtne või et on ju hää või on ju vaja. On ju vaja, aga mille tuud on vaja? Mille meil üldse on midagi vaja? Esi küsut, esi vastat, ma arva. No ütlesõnaga, mille meil üldse midagi vaja on? Mille toda võru asja siis vaja on? Ja, ma arvan, et mitmekesisus on kimmehe märksõna, aga mille siis mitmekesisus, et kui toode nagu ei ole, siis lähed ka nagu vaimuvaeses ja täveste nagu pragmaatilisel tasandil. Tollen mõtlen, et ma tuu jälkina võrdluses, et kui ma inne võtse võrokese ja mändsegi Ladina-Amerika aborigeeni, siis võtame võrokeele ja võtame mändsegi suure keele nagu hispaania keel näituses siis, et kui nagu kõik inimese kõnelev asjad ütte kiilt seopärast, et kõike muud ole ei vaja, siis see kiil nagu vaesustus järjest rohkem ja varsti ole enam nagu sõnnu, mida kasuta. No kas sõnnu või mu meelest on ka lihtsalt nagu, et mille mitte, mille me ei peaks kõnelema oma kiilt, kui meil on oma kiil. Et lihtsalt ju, ma ei tea, lahe või nagu. Sa saad ju enda keelen kõnelda ja tõsi ka kõnelase ja tom lahe või tegi nagu hää meele õkva. Kui ma näen, et mu vanaema, kui ta mütsinda katun, siis ta oleks kõnelas oma kassiga võro keelen, sellepärast, et on nagu time imekiil, mille pärast ta pidanud määnäski teist kiilt kõnelema ja ma või ju kas siis kõnelda toda kiilt. Mida koton kõneldes ja mida tahat? Kui me kõneleme mi põlvkonnas, siis see võro keele kõnelemine, et ma võta ette ja nüüd kõnele ja märgota ja kirjota võro keelen, et see on nagu iks nagu julgust on vaja tuus jaos. No kas julgust või nagu pead mõistma või olenes, ega ütsi taha ju minna ka eputama ja tegema videosid ja podcasti nagu midemi. Aga et või-olla ommaks, ma arvan, et on neid, kää tahtnud ka oma vanavanem pida ka kõnelda ja toda aina mõista. Aga ütlesõnaga, see podcastiga siis proovime tuva inämpäsänest jälkina või ütelda platvormi vai määnestki kõlapinda vai mida me oleme kuulemis ma ei tea
kõrvaussi hinde kõrva. Tolle kotanegi kuulutas määnestki võro värki ja lihtsalt, et saad siis harjatada, et kuis olles võro keelen kõnelda ja loodame anda säänest veidükese teemasid, mida puututase nuuriga oma Võromaalt vai puututase säänsest Võro liikmise aolugu vai tõisi sidemid, mida meil on kas naaberrahvidega vai muude asjuga. Ja üleüldse loomingust ja et kui muudu saa olla. Või ole jah, igast asjast, mida meile hindale miildus. Kimmele veidükese aulust, määnsestki kirjandusasjast, muusikaasjast, sa oled ju Kannel Topnu ja rahva, jah, nii et säänsest teemast tule meil juttu ja toda kõkke võro keelen, nii palju kui külalise ka mõistva ja jah, vanempäinemise siis võiva kullõlda ja ärke no väga hulga pahandage mikko, et kuis mi kõneleme võro kiilt. Ütlemi tolle kotole, et kiil muutus ega päiv, me ei saagi kõnelda nii arhailiselt kui vanasti või olla. Ja ütlesõnaga, aitüma kõigile kiasiamaani kullõlsiva ja järgmine kõrd juba võtame teemas säänse asja nagu kuis tuu Võro liikmine alguse sai 1920. Ja mis asi see üldse on? Või nagu jutust välja tull, siis või olla koolin ja või olla Võromaast välanpuul veel eriti veidu kõneldas tollest, et mis värk tollega on, et võrokese oma nüüd oma hindatiidmise tii ette võtnu ja tollest tule meile kõnelema Kama Kaido. Kuulemiseni. Kuulemiseni. Saami kokku Poodiman.